Head Tartu ajaloohuvilised, lugupeetud Tartu Linnamuuseum. Ma teen siin nüüd katse või õieti kogu konverents teeb katse uurida Tartu linna ajalugu läbi õigusajaloo üsna kitsa vaatepilu. Ja kui ajalooteaduse eesmärgiks on selline avaram üldistus, millest võiks kasu olla ka tänapäevaste otsuste langetamisel, siis jääb ainult selline õigusajaline vaatepunkt kahtlemata kitsaks. Ja nagu me juba tänastel ettekannete puhul oleme näinud, on võimalikud paralleelid, ainult esmapilgul paralleelid ja seaduse tekstiks sõnastatud otsuste tagamaid seaduse tekst enamasti ei kajasta, sest seletuskirjad ei ole mitte alati kättesaadavad, säilinud või pole neid olnudki. Aga loomulikult peab kuskilt alustama ja iga kitsam ajalooteaduse haru nagu kultuuriajalugu või vähemuste ajalugu või agraarajalugu või isegi keskkonnaajalugu on alati ju võimalik ja kasulik ka linnaajaloo uurimisel, nii et miks mitte. Aga alati tuleb ikkagi järelduste tegemisel silmas pidada, et tegu on ühe kitsa valdkonnaga paljude teiste kõrval, mis kõik kokku võiksid anda siis üldise Tartu linna ajaloo, nagu me ka ilmselt järgmistes konverentsides näeme, et need teised valdkonnad saavad ka kaetud. Käib see kuidagi, aga mul on see mingi. Jätkan sealt, kus eelmine ettekandja katkestas, Marju Luts. Et ma pean ka oma häbiks tunnistama, et praeguses uurimisseisus, nagu kõlab üks ajaloolast armastatud klišee väljendeid, on Tartu linna ajalugu puudutav literatuur ja sekundaarliteratuur mul praegu veel uuesti läbi töötamata. Samuti ootavad uurimist Tartu linna mahukad arhiivisäilikud rahvusarhiivis, nagu on nentinud ka enamik seniseid ettekandjaid. Aga tänase ettekande aluseks on mul õigusaktid, siis provintsiaalõiguse asutuste osa linnavalitsuste Tartu linna puudutavad peatükid ning Vene seaduste täieliku kogu linnade valitsemist puudutavad tähtsamad seadused. Et kuni ajutise valitsuse võimule tulekuni 1917. aasta hilistalvel oli Venemaa seisuslik riik, siis puutuvad vägagi asjasse ka just nimelt provintsiaalõiguse seisuste osa pügalad. Robert Artur von Lemmi raamatut Torpater raatsliinie sai juba nimetatud, aga mööda ei saa minna ka ajalehtedest, sest millest ikka nad kirjutavad, kui mitte linna uudistest ja kohalikest suurustest ja tüüpidest, kui parafraseerida Schultz Bertrami. Tänaseks ettekandeks olen kahjuks pidanud tuginema peamiselt Revarsche Zeitungile, sest Tartu linna oma Neue Torpater Zeitung on sel viisil digiteeritud, et minu arvuti võimsus ja minu isiklik kärsitus ei võimaldanud sellesse väga põhjalikult süveneda. Nüüd siis õieti enda jaoks joonistasin ma sellise skeemi, et üldse aru saada, kuidas see värk käis ja ma arvan, et sellest võib ka kuulajale abi olla. Vene linnaseadusele ülemineku uurimiseks tuleb kõigepealt vaadata olukorda, millelt üle mindi. Eelkõnejad on seda juba rohkem või vähem üksikasjalikult analüüsinud, seega on mul siin ainult kokkuvõte. Provintsiaalõiguse 1845. aastal kodifitseeritud asutuste ja seisuste osad tuginevad Tartu linna osas varasematele, mitte Tartu linna osas, vaid üldse varasemate Liivi, Eesti ja Kuramaa ühiskonnakorraldust reguleerinud õigusaktidele ja nii pole 19. sajandi teise pooleni kehtinud ühiskonnakorralduse nimetamine feodaalseks ja iganenuks mitte täiesti vale. See ei tähenda, et kõik oleks varasemast olnud üksüheselt üle võetud. Tartu linna puudutavate asutuste õiguse paragrahvid viitavad enamasti kuninganna Kristiina 1646. aasta privileegile ja siis 1765. aasta kompromissile, millest mõlemast on täna juttu olnud. Nüüd provintsiaalõiguse seisuste osa järgi elasid linnades järgmiste seisuste liikmed. Kõige kõrgem seisus 1845. aastaks olid aukodanikud ja see seisus oli Vene riigis loodud 1832. aastal.
Täpselt järgmine seisus oli linnas gildi liikmetest kaupmeeste seisus. Gildi liikmetest kaupmeeste seisuse järel tulid need, keda ma tsiteerin Läänemere kubermangude kohaliku kombe kohaselt literaatideks nimetatakse. Seejärel elasid linnas lihtkodanikud, mis on tõlge, tähendab saksa keeles on see Kleinbürger, vene keeles Mešanin. Siin paar aastat tagasi me arutasime Tallinna linnaarhiivi asjatundjatega, et kuidas see kõige paremini eesti keelde panna, sest väikekodanlus kannab meil teatud sellist poliitilist taaka Lenini ajast nendel, kes mäletavad. Ja seetõttu me mõtlesime selleks korraks, kui me seda 2 aastat tagasi tegime, et see on lihtkodanik. Ja me pole veel seni muutnud. Ja lõpuks siis eesnarahvas. Eesnarahvas on see saksa keeles Beisassen, vene keeles Possatski ja kui Tallinna inimesed teavad, vanasti nimetati spordihalli juures parki Possatski pargiks, et see tuleb ka sellest sõnast Possatski. Ja alles 5. tulid käsitöölised, seda on tsunftide liikmed ja kõige tähtsusetum, kuid samas kõige arvukam osa linna elanikest olid niinimetatud lahtne rahvas. See on vene keeles Vollne ja Ljudi, saksa keeles Freie Leute, aga see ei tähenda, et nad olid vabad inimesed, vaid nad olid just nimelt lahtne rahvas. Ja lisaks nendele ka teenijad ja töölised, kes siis olid ka enamik eestlasi. Nüüd kitsamalt moodustasid linna kodanikkonna ehk nimelt bürgerschafti need linnaelanikud, kes olid omandanud kohaliku kodaniku õiguse igas linnas eraldi kehtiva korra alusel. Ülalnimetatud seisuste liikmete seisundid, kes kodanikkonda ei kuulunud, reguleerisid Vene riigi seadused nende seisuste kohta, kuid kodaniku seisuse liikmetele annetatud eesõigustest tulenevate piirangutega. See tähendab, et Vene seadused kehtisid ka Tartu linna elanike kohta, kes ei olnud kodanikuvannet andnud ainult seda, kui nad ei olnud vastuolus Tartu linna kodanikuvande andnud inimeste õigustega. Provintsiaalõigus reguleeris ainult isiklikult vabade seisuste õiguse ja kohustusi ja selleks ajaks olid küll Liivi, Eesti ja Kuramaa talupojad vabastatud, kuid nende õigused ja kohustused katsid talurahva seadused kuni ikkagi tsaariaja lõpuni peaaegu. Nii et selles mõttes provintsiaalõigus kitsamas tähenduses talurahvast ei puudutanud. Nüüd Tartu kodanikkond kitsamas tähenduses jagunes raeks ehk kõrgemaks linnavalitsuseks ja kodanike kogukonnaks, mis omakorda jagunes suureks ja väikeseks gildiks. Väike gild kandis ka Antoniuse gildi nime. Ja kohaliku kodanikuõiguse järgi pidi Tartu linnaelanik olema esiteks kristlane, teiseks vene alam, kolmandaks kuuluma ühte vabadest seisustest ja siin peetakse silmas neid seisusi. See on väga ebamäärane selles mõttes, et ma arvan, et vabade seisuste hulka siiski vabad inimesed või need Freie Leute ja töölised teenistused ei kuulunud. 4. pidi olema laitmatu käitumisega ja 5., mis on kõige tähtsam, kuuluma suurde või väikesesse gildi. See tähendab, et Tartu kodanikkond oli üsna kitsas korporatsioon, mille kohal omakorda seisis kõrgem korporatsioon nimega raehärrad või linnaraad. Ja nende omavahelised suhted ei olnud alati kõige sõbralikumad, nagu me eelmistest ettekannetest ka kuulsime. Niisiis oli Tartu linna kodanikkond see, kes niivõrd kuivõrd Tartu linna asjad üldse kaasa rääkis, vaid väga väike osa kõigist linna elanikest. Ning suhetes kõrgemate ametiasutustega esindasid linna lisaks raeliikmetele ka üks esindaja kummaski gildist. See oli selline mõlema korporatsiooni ehk siis rae ja kodanikkonna selline kokkulepe. Kuid siiski ei jäänud päris õigusteta ka linnas elavad eestlased ja venelased ning seisuste õiguse ühe paragrahvi lisa, paragrahv 1099, kui kedagi huvitab. Lisa ütleb, et Tartu elanikud, kes ei kuulu ei suurde ega ka mitte väikesesse gildi, valivad rae nõusolekul endisest 2 vanemat, ühe venelase ja teise eestlaste jaoks. Vanemad on kohustatud kõigil juhtumeil silmas pidama oma kaaskodanike õigusi ja huve kõiges, mis puudutab rahalisi ja teisi koormis linna heaks.
selline punkt oli provintsiaalõiguses eestlaste ja venelaste kohta Tartus. Nüüd ka mõned Rae ametikohad olid seisulikult määratud. Justiitspürgermeister ja 2 raehärrad valiti literaatide seast. Kommertspürgermeister valiti linnavalitsuses varem ametis olnud raehärrade seast või nagu ka ülejäänud raehärrad suurgildi liikmete seast ja eelistatult nende seast, kes samuti olid linnavalitsus ametit pidanud. Sest linnavalitsus oli peale raehärradega muid ameteid. Linna ja Rae 1765. aasta kokkuleppe kohaselt võisid ka rohkem kui 2 raehärrat olla literaatide seast valitud, aga neid ei tohtinud kunagi olla üle poole Rae liikmetest. Seega oli ikkagi Tartu ja ilmselt laiemalt ka üldse linna omavalitsus määratud kui linnaseisuste või linnakodanike omavalitsusena ning literaadid olid siiski mingisugusel viisil võõrkeha, kuigi enamasti olid, mida aasta edasi rohkem oli enamik linnavalitsuse liikmetest siiski ülikoolis käinud ja seetõttu võisid ennast ka literaatideks pidada. Rae liikmed valiti eluks ajaks ja raad täitis vabanenud ametikohad koopteerimise teel. Järgmise teema juurde. Eluks ajaks tähendas seda, et Rae teenistusest jalad ees lahkuti. Eluks ajaks tähendas seda, et tähtajatult. No ma võtan veel korra tagasi, kui see aparaat seda lubab. Siin ma võib-olla seletaksin paari asja. Näete, politseiamet seal all paremal nurgas. Keiser nimetas politseimeistri. See oli selline linna sekkumine. Samal ajal oli linnas ka siiski üks politseiasjadega tegelev ametkond, nimelt politseikassa komisjon. Siis kohus või siis kohtikohus selle tähenduses ei tähenda päriselt seda, mida me tänapäeval kohtuks peame, vähemalt tavakäsitluses. Kohus tähendas asutust, mis langetas mingeid otsuseid. Et selles mõttes ei mõistnud kõik need kohtud tingimata õigust. Nad lahendasid vaidlusi, aga ka andsid korraldusi ühe või teise valdkonna või valmistasid ette korraldusi ühe või teise valdkonna korraldamiseks. Nii. Siin on väike vahepala. Mulle mõnevõrra üllatusena näib, et Vene linnade korraldus 18. sajandil lähtus samast tüvest, kuhu Läänemere kuvermangude linnad olid juba ammu pärale jõudnud, nimelt siis Riia ja Tallinna linnaõigusest ehk siis vastavalt sellist Magdeburgi ja Lübecki linnaõigusest. See, kes oli Ilja Isajev jääb talle koduseks ülesandeks järele uurida, oli üks üsna tähtis mees Peetri lähikonnas ja samuti, kes oli välismaalane Fikk, kelle memoriaali peale või märgukirja või memo peale siis Peeter Esimene otsused langetas. Nüüd sellest rääkis Andres juba pikemalt. Ta on tuntud ka kui linnade armukiri, need ilmusid korraga, aadli armukiri ja linnade armukiri mõlemad 1725. aastal, 85. aastal. Ja nagu Andres ütles, linnad ei olnud enam, Vene linnad pole kunagi olnud, aga Eestisse laiendamisel ka Eesti linnad mitte ei olnud enam autonoomsed. Ja seda Katariina sõnastas kui suurt tunnustust linnade elanikele, kes oma tubliduse ja seaduskuulekusega on saavutanud eeskujuliku seisundi, et tänu sellele nad on saanud sellise armukirja osaks. Ja see oli hääleõigusega linnaelanikud kanti linnaelanike nimekirja ning nagu nimetati, oli varanduse ja vanuse tsensus. Ehk siis linnakodanike nimekirjas olid ja linna valimistel osalesid kõigepealt maja või maaomanikud, siis 3 kaupmehegildi liikmed, käsitöölised, siis välismaalased ja mujalt tulnud külalised, silmapaistvad kodanikud, kellest oli juttu ja siis ka eesline rahvas, Possadski, nagu siin on näha. Ja linnakodanikud kogunesid iga 3 aasta tagant, et kaupmeeste ja lihtkodanike seast siis valida linnapea, pürgermeistrid, raehärrad ja kohtunikud.
Ja nagu te siit näete või alumiste ridade tagalistuvad kindlasti ei näe, et need terminid peale linnapea, mis on meie käes Karatskaja Glava, on pärit saksa keelest. Raeherrad on Ratmann vene keeles ja bürgermeister on burgomister. See näitab, et see saksa õiguse juur oli sel ajal ikkagi selles õiguskohaldus täiesti olemas. Nüüd 1870. aastal kehtestati Venemaal uus linnaseadus ja mindi üle varalisele tsensusele täielikult. Ja seaduse preambulas rõhutatakse, et selline linnakorraldus pärines eelmisest, see on siis 18. sajandist, nii et vahepeal loomulikult tehti mitmesuguseid muudatusi, aga põhijuur oli seni olnud Venemaal 1785. aasta linnakorralduse juures ning 1870. aastal suur reformaator Aleksander II andis uue linnaseaduse, mis siis oli oluliselt teistsugune kui varem. Nimelt valiti linnaduuma ehk siis linnavolikogu 3 valimiskogus iga 4 aasta järel. Ja valimisõigus oli Vene alamatel, vähemalt 25-aastastel meestel, linna heaks maksustatud kinnisvara omanikel, kaubandus- või tööndusettevõtete kaupmehetunnistusega omanikel või vähemalt 2 aastat linnas elanud ning kaubandus- või tööndustegevusest maksu maksnud isikutel. Ja tingimuseks oli, et nad ei tohtinud olla võlgu linnamakse ega olla kohtulikult karistatud, pankrotist või seisusest välja arvatud. Oli lubatud ka siin naisajaloo aspektist on tähtis see, et kuigi naistel hääleõigus puudus, oli naistel võimalik olla näiteks kinnisvara omanik või ettevõtte omanik ja siis vähemalt 21-aastane naine, kes oli astunud täisealisena õigusvõimesse, tema eest siis hääletas volitusega kas abikaasa, isa, poeg, vend või vist ka väimees. Ja kinnisvara omanikest laste alaealiste eest hääletasid hooldajad ja samuti oli hääl ka asutustel, kellel oli linnas mingisugune maksustatav kinnisvara. Et sellest hääletasid siis esindajad. Ja mitte keegi ei saanud anda rohkem 2 häält. See oli ka, me võime ette kujutada, pärast ma näitan, kui vähe tegelikult neid hääli oli, et me võime ette kujutada, et väiksemates linnades oli võimalik mitme häälega, palju rohkemate häältega täiesti mitmesuguseid mahinatsioone korda saata. Nüüd 3 valimiskogu, kuidas need tekkisid? Kõik valimisõiguslikud linnaelanikud pandi nimekirja nende makstud linnamaksude järgi. Kõige suuremad maksud ülelpool ja kõige väiksemad maksud siis allpool. Ja vastavalt sellele jaotati kogu see valijaskond 3 võrdsesse ossa maksude suuruse järgi, et iga valimiskogu maksis 1/3 makse. Ning loomulikult siis oli kõige rohkem maksu maksvate valijate valimiskogus palju vähem liikmeid kui kõige vähem maksu maksvate valijate valimiskogus. Ja see on selle, kui Ameerika revolutsioonist on teada selline põhimõte, et no taxation without representation, siis see on vastupidi. No representation without taxation, ilma maksudeta ei ole esindust. Ja linnavolinikke valiti siis niimoodi, et linnades, kus oli vähem kui 300 valijat, valiti 30 linnavolinikku igal juhul ja iga 150 valija kohta lisandus 6 linnavolinikku kuni 72-ni, mis oli siis linnavolinike maksimumarv. Ja kui te näete, siis Tartus 1878. aasta valimistel oli kokku umbes 1000 valijat. Ma ei tea täpselt palju Tartus selle elanikke oli 1897. aasta rahvaloenduse järgi oli 42 000, aga 10 aastat varem või 20 aastat varem oli kindlasti vähem, sest ei olnud siia toodud veel seda Krasnojarski polku ja ülikool ei olnud hakanud plahvatuslikult kasvama, nii et küllap see on kuskil kirjas, kui palju neid elanikke oli, aga ma ei leidnud seda. Niisiis 1000 valijat valisid 60 linnavolikogu liiget, mis teeb siis umbes, et keskeltläbi iga linnavolikogu liikme taga oli 16 häält.
Ja linnavolikogu ehk mida vene keeles siis Karatskaja Duuma ja linnavolikogu liikmeid nimetati Glasnoje, mis on meil tuntud vahvast terminist Glasnost 40 aastat tagasi. Ja Tartus valiti siis 60 liiget ja üks tingimus oli veel, et linnavolinike seas võis olla mitte kristlasi kuni 1/3. See on üks nendest paljudest vene juudi eeskirjadest, ütleme Tartus, Tallinnas, Liivimaa kubermangus, välja arvatud Riia ja ka Eestimaa kubermangus ei olnud see probleem, aga küll aga Kuramaa kubermangu väiksemates linnades, kus juute oli kohati rohkem kui 50% elanikest. Ja loomulikult ka rääkimatagi tänapäeva Valgevenest, Ukrainast, Leedust ja teistest sellistest kantidest. Ning linnavalitsusse pidi kuuluma vähemalt 3 liiget, kus juures linnavalitsuse liikmeid nimetati saksa keeles linnanõunikeks, vene keeles seaduses eraldi terminit selle kohta ei ole, nad on lihtsalt linnavalitsuse liikmed. Nad valiti 4 aastaks ja iga 2 aasta tagant vahetusid siis pooled liikmed. Selline suhteliselt lihtne korraldus linna valitsemisel, mis tänapäeva mõistes oli loomulikult ääretult ebaõiglane. Ja kui me peame silmas pidama ka seda, et tänapäeva mõistes tavalist poliitikat sel ajal ju ei olnud, siis see moodustati need valijate nimekirjad ja linnapoliitikaga tegeldi spetsiaalsetes sellistes seltskondlikes komiteedes, nagu ma selleaegsest ajakirjandusest märkasin. See on nüüd see rakendusakt. 26. märtsil 1877 otsustas keiser, tervelt 5 minutit, otsustas keiser, et Läänemere kubermangudes minnakse üle Vene linnaseadusele. Ma ütlen kohe, et pärast meelest ära ei läheks, kuna kohtureform oli alles 1889 Vene kohtureformi laiendamine Läänemere kubermangudele. Siis 12 aastaks jäid raed või magistraadid kohtuasutustena tegutsema. Nüüd ja see ei olnud ainuke koht, kus 1877. aastal Vene linnaseadusele üle mindi, sama oli ka Bakuus ja veel kuskil Taga-Kaukaasias ja samuti veel mitmetes paikades, nii et see toimus kogu Vene impeeriumis järk-järgult. Nüüd võib-olla selline ilusam, mitte võib-olla kõige tähtsam, aga siiski asi sellega seos on eraldi välja toodud, et Tallinn ja Toompea ühendatakse üheks linna omavalitsuseks. Seetõttu kui keegi tahab teada, millal lõppes Toompea iseseisev ajalugu, siis on see 1878. aasta alguses, kui Tallinnas rakendati Vene uus linnaseadus. Nüüd literaaliklausist ma teen eraldi juttu. Kohalikele politseiametnikele jäeti hääleõigus, kui neil see oleks linnaseaduse järgi eraisikutena. See tähendab, et Venemaal politseinikel ei olnud hääleõigust. Riias, mis oli kõige suurem linn Baltikumis, moodustati abilinnapea ametikoht, nagu ka Moskvas, Peterburis ja Odessas, mujal seda ei olnud. Siis linna omavalitsuse koosolekutel lubati saksa keele kasutamine kuni erikorraldusega. See tähendab, et tegelikult oli ette nähtud üleminek ikkagi vene keelele. Avaldamisele kuuluvad määrused ja korraldused trükitakse mõlemas keeles ning vajadusel ka eesti või läti keeles. See on siis Läti poolel muidugi. Kubermangude linnaasjade komisjonide asjaajamiskeel on vene keel. See on nüüd see komisjon, mille materjalid meil kõigil lugemata on. Siis juhtudel, kui linnaseadus nõuab tsiviil- või kohtuseaduste rakendamist, lähtutakse provintsiaalõigusest, sest kohtureformi ei olnud veel läbi viidud ja eraõigus lõpus kehtis siin kuni veel Eesti ja Läti vabariigiski. Ja viimaks linnavolikogud võtavad üle saadikute valimise rüütelkondade maapäevadele ja maa omavalitsuse otsustuskogudesse. Mul aeg täis. Teen ühku. Nüüd üks teema on veel literaadiklausel, nimelt erinevalt Venemaast lisati linnaseadusesse Balti kubermangudes literaadiklausel, mis tähendas seda, et teatud maksu tasumiselt said literaadid, see on üldiselt kõrgema haridusega inimesed, kellel ei olnud muidu valimisõigust linnades, see tähendab, kellel ei olnud kinnisvara või tööndusettevõtet saada valida. Ja nagu me näeme siin õiguse partikulaarsust igas kubermangus oli see süsteem erinev, Liivimaal oli see kõige kallim,
Tähendab, Liivimaal oli see kallim kui Eestimaal, aga Kuramaal tehti hoopis teistsugune korraldus. Nimelt esimese valimiskogu hääled olid 80, valimine esimeses valimiskogus maksis 80 rubla, teises 40 ja kolmandas 3 rubla. Ja selle peale kirjutas Tallinna Leht Sapiselt, et kahjuks Kuramaa mehed jätkavad seda oma seltskondlikku taset, kus ühed peavad ennast palju paremateks kui teised. Ma kahjuks ei leidnud, millises valimiskogus Eestimaal ja Liivimaal literaadid arvati. Aga küllap see on kuskil kirjas. Ja siin me näeme ka, et kui Riias maksis literaadimaksu 241 meest, kellest 215 olid Tartu Ülikooli lõpetanud, siis Tartus on 32 meest. Mis see tähendab, et Tartu oleks väga harimatum või siis Tartu literaadid väiksema huviga. Pigem lihtsalt oli selles, et Tartus oli literaatidel kinnisvara. Ja viimaks on siin näha Vene linnaseaduse järgi valitud 3 Tartu linnapead. Kõigepealt siis Georg von Oettingen, seejärel Wilhelm Friedrich Wilhelm Bock ja viimasena siis Viktor von Greving. Kõik olid, nagu te näete, aadetiitliga. Kõik olid ülikooli lõpetanud, Oettingen ja Bock olid arstid, Greving oli õppinud ajalugu ja juurat Tartu ülikoolis. Ja võib-olla kõige rohkem maailma jäänud mees oli von Bock, sest tema oli sõjavarstina teeninud Vene-Ameerika kompaniis Alaskal ja pärast veel mereväärst kogu maailmas. Nii et ma arvan, et tema on Tartu ajal kõige rohkem maailma näinud mees, teenistuse mõttes vähemalt. Aga minu aeg on täitsa läbi. Aitäh teile tähele panemast. Nii, küsimusi? See on nüüd selle viimase pildi järel lihtsalt mälu täpsustamiseks, kas Oettingen, linnapea Oettingen on olnud ka ülikooli rektor? Oettingen on olnud Tartu üliõpilasasjade prorektor kõigepealt. Siis oli ta 8 aastat rektor ja siis oli veel linnapea ka 13 aastat, nagu me näeme. Nii et Vene riigiteenistus oli selline hüva süsteem nagu tänapäeval ohvitseridel, et 25 aastaga võis erru minna. Meil on parlamendis, eks ole, mitu kindralit ja tol ajal jäi ka veel teenistusest lahkunud härrasmeestel piisavalt aega, et tegeleda huvitavate asjadega või siis olla linnapea. Samamoodi ka Bock tegelikult oli oma mereväeteenistuse läbi teinud, kui ta linnapeaks hakkas. Greving oli noorem mees. Aga rohkem selliseid linnapea rektoreid nagu teada ei ole, eks? Tartus või? Jah. Ma ei usu, et seal selle provintsiaalõiguse ajal nüüd mõni rektor hiljem linnapeaks sai. Ma ei tea, kuidas selle Pungega oli, kas ta linnapea, justiitspürgermeister ta oli või Tallinnas oli ta. Jah, Tallinnas oli ta justiitspürgermeister ja ta rektor pole olnud, nii et kõiki ka ei jõua. Et professoreid ja niimoodi, ma ka rohkem ei tea nagu sellist. Vähemalt praegu ei tule meelde. Okei, aga veel küsimusi? Aeg on ka täis. Aeg on täis, tahad ära minna kiiresti. Siis oli tegelikult okei, hea küll. Me võime ka järgmise ettekande võtta, aitäh.